Tänane pikk vahetund algab siis Koplis, Vabriku tänava põhikoolist. Lähme vaatame, mis teeb rahvas peale tunde. Saime meil pärast tunde kätte Kalamaja põhikooli õppejuhataja. Tervist. Kas on ikka väsimuskontides või mitte? Tere, ei ole väsimuskontides, sest koolipäev läks edukalt ja nüüd lähevad lapsed edasi siis koju, seejärel ringidesse, mõned jäävad siia kohe ja kool pakub neile osalemist koorilaulus, malekabe mängimist, siis on meil lauamängude ring käib meie majas, meil käib akrobaatikaring soovijatele, pudokoolitunnid on meil olemas, 2 korda nädalas on meil robotika, siis on meil võimalus veel 2 korda kuus osaleda keraamikaringi töös. Kõik nad ei ole päris tasuta, on tasu eest, vanemad saavad sealt leida siis kooli kodulehelt mida, aga laps peaks tegelema ka mingisuguse hobiga. Samas õpetajad jälgivad õpilasi, et need hobid ei läheks liiale, et neid ei tekiks liiga palju. Kui on liiga palju hobisid, siis laps väsib ära. Et peaks tegema ikka valiku, mis on vajalik. Ja mõnedele me ka soovitame neid. Mida te teete siis, kui kell läheb, vahetate riided ära, mõtlete, assa poiss järgmise päevani on veel vähemalt 12 tundi aega. Kuidas teie päev on sisustatud või mida te teete? No üldjuhul ma lähen peale tundi trenni, aga jalgpalli. Ja põhimõtteliselt see ongi kõik, sest et mul trenn kestab päris kaua ja ma elan ise kaugel, ehk see võtab mu poole ajast. Mina tavaliselt peale kooli lähen kohe õppima, et ma õpin päris... Kohe, nii et sa ei söö, sa ei puhka kohe? Ma lähen kohe õppima. Ja siis enamus ajas ma vedan kas kodus väljas, värsket õhku hingades või siis raamatukogus. Kuidas seda värsket õhku hingad? Nagu ikka, linaga. Ma mõtlen, kas sa teed metsajalutuskäike või sa käid... Mere ääres käin jalutamas, et jah. Nii et sa korjad nagu looduse energiat? Jah. Ja mis siis saab, kui nüüd see jalgpall on läbi, looduse energia on läbi, siis kuhu siis? Tavaliselt poodi. Mängima? Ei, proteiini ostma. Et pärast trenni on hästi oluline, et kohe sööma. Et see kõik treenitud tuleks siis. Lihasmassi? Jah. Nii et eesmärk on sul ikka üpris kõrgele pandud, nii et kui sa niimoodi ennast juba menüüdega ja toiduratsioonidega piirad, siis järelikult sul on ikka eesmärk saada siis põhimõtteliselt siis klubi mängimises ründemängijaks, väravahiks, kelleks? Ründajaks. Väga kihvt, aga sinu? Minul on ikka seda loodusenergiat ikka koguda. Ja kus see sul väljendub, kas sa maalid, teed luuletusi, muusikat? Ma joonistan ja vahepeal ka teen teatud juhtudel ka kirjutan muusikat. Millist? No see on niisugune rahulik nagu... Ma just mõtlesingi meri ja loodus, et tähendab, see ei saa olla mingi raiurokk. Ei, muidu mitte. See on nagu klaverimängud ja sellised. Tuli mõiste sisse klaverimäng. Tähendab, kas sa käid muusikoolis? Ei ole käinud, ma olen nagu vabavoliliselt õppinud. Omavoliliselt? Seda öeldakse, et ise õppinud? No, siis ma olen ise õppinud sel juhul. Kuidas see välja nägi? Ma tavaliselt mõtlen mingi viisjupi välja ja siis ma üritan seda klaveril mängida. Need piinad naabreid? Jah. Ja nad on täitsa rahul sellega? No senikaua pole ukse taha tuldud, nii et ma loodan, sellega on kõik korras. Nii, nüüd on päev kulgenud mingisuguse õhtutunnini. Sina oled trennis käinud, oled proteiini omale sisse pannud, oled teinud oma kätekõversud ära, hüpped ära, kükid ära ja nüüd, mis siis saab? Lähen koju. Ja mis siis saab? Üldjuhul siis on, kas pere on teinud õhtusöögi valmis, siis ma hakkan seda sööma ja pärast hakkan õppima. Mitu tundi? Pool tundi. Et päeval 8 tundi paned sa põhitööd koolis, siis muud asjad ja siis pool tundi õppimine. Reeglina oleks väga tark, kui kool suudaks õppida ära teiega koos koolis. Kas teil on ka see põhimõte koolis? Üpriski. Üldjuhul ongi, et enamus jõuab tunnis ära teha. Kas sinul? Jaa, üpris sama. Et kodus nagu jääb üle kordamine, mõtlemine järgmise päeva peale ja eelmise päeva nagu probleemid nagu läbi kaalud, nagu normaalne inimene teeb. Jah.
Väga hea. Nii, ja siis, kui kell saab mingisugune õhtutund, aga telekas tuleb action film ja see lõpeb kell 12:30, kas te vaatate seda või lähete, mis kell magama? Oleneb päevast. Mõni päev on lihtsalt ei tule und, sest et kas siis ongi mingi film ja siis lihtsalt see on nii põnev, et und ei tule, aga üldjuhul tegelikult ikka 11 on õige kellaaeg magamine. Tõusuaeg? 10 minutit enne bussi. Mis kell see buss tuleb? 7:17. Okei, ja sinul? No mina olen siin suht lähedal, nii et ma ei pea kuskile jooksma, nii et ma saan võtta oma aja. Ja mis kellas sina nagu oma aeg ehk ettevalmistus, mentaalne ettevalmistus tähendab, et sa mõtled mingid mõtted päeva peale, kaua seal aega võtab, mis kell sa pead tõusma selleks, et esimeseks tunniks jõuda? No, ideaalis pean ma tõusma kell 7, aga tavaliselt ma meelega magan 45 minutit sisse. No kui aega ei jätku, siis tuleb oma päev üle vaadata, kuhu see aeg kulub, kui otstarbekalt me seda kasutame ja siin on ikkagi koolis on kooliaeg ja tunniaeg ja siin vaatab õpetaja, juhendab, suunab, kuidas neid asju tehakse. Aga kodus on ikkagi selleks lapsevanem. Laps on ju ikkagi valdava osa, koolis on ta teatud osa. Enamuse on ta kodus ja siin tuleb õpetada maast madalast last oma aega kasutama. Otstarbekalt kasutama, mitte niisama vahtima, aga just nimelt otstarbekalt aega kasutama. Siis, kui tuleb ohumärk, siis esimene inimene, kes peaks pidurit tõmbama, on lapsevanem. Nii et põhimõtteliselt... Ma arvan küll, tema näeb ju kõige rohkem last. Ja meie muidugi ka, kui me siin koolis ikka näeme, et midagi on korrast ära, laps jääb tunnist tukkuma või esimesse tundi ei jõuagi või viimases tunnis enam ei jaksa olla, siis me hakkame uurima, milles asi on. Aga kodus muidugi tuleks ikka veenduda, et tõepoolest, kui laps läheb oma tuppa, ütleb hea tööd, kas ta siis poole tunni pärast magab ka või ei maga. Et võiks silma peal hoida, ma ei ütle, et seda tuleks süstemaatiliselt kontrollida, eriti suurematel lastel, aga lapsevanema kohus on oma lapse eest hoolitseda ja vastutada. Kuidas sa tunnetad ära, mis nagu selle inimese nagu see hingepikendus või rahusti või mis teda nagu täiendab ja parendab? Kas teil on olemas mingisugune metoodika või mingi inimene koolis sellest, kes nagu suunab hobi? No päris otseselt ei ole, muidugi huvijuht tegeleb sellega ja uurib ja siis me vaatamegi seda, et kellel tekib väga palju vaba aega, kes on näha, et ta millegiga ei tegele, siis me anname natuke nõu vanemale ja otsime talle ka siis võimalikult taskukohaseid võimalusi. Aga enamasti vanemad valivad ja võt see ülevalimine tekib võib-olla pigem sellel juhul, jah, et laps peab mängima klaverit ja siis ta peab käima balletitunnis ja lapsel peab olema vaba aeg ja laps peab saama olla laps. Kui suures mahus tähendab, lapsevanem peab katma ringi kulusid, kas kohalik omavalitsus, Tallinna linn või Põhja-Tallinn või mingisugune sponsor või mingi ettevõte aitab teil neid ringitasusid kuidagi kompenseerida või ei ole seda või kõik on puhas enese ohverdamine? Meil on tasuta muusika, tähendab koorid, meil on väga tugevad koorid, mõnilaskoor, lastekoor, poistekoor kasvab jõudselt ja me läheme nendega sammume laulupeo suunas. Siis on meil malekabe tasuta, näitering on tasuta, aga teiste osas on siis teatavad tasud ja need kannavad vanemad. Palju sul õpilasi koolis on? No meie koolis tänase päeva seisuga õpib 520 õpilast. 520? Ja sellest väikses majas, kus on 560 ruutmeetrit, tegelikult võib arvata, et ühe ruutmeetride peal üks inimene, jah, koos õpetajatega ja ikkagi teiste personaliga, jah. Aga kuna me kõik ei mahu meie majja, et maja on suhteliselt väike ja siin on ainult 4 kabinetti ja üks niinimetatud tantsusaal, siis me rendime ruume ka lasteaias, et seal meil töötab 2 ringi, teatriring ja tantsuring ja siis meie poisid, tantsuringi õpilased ikkagi töötavad meie Põhja-Tallinna noortekeskuses. Põhja-Tallinna noortekeskus, see on siis Kopli ametikooli juures? Just, seal ja seal on ikkagi paremad tingimused, seal on olemas ikka kõik need vahendid selleks, et poisid saaks breiki õppima.
kui sul on 520 õpilast, siis kui suur on sul see õpilase koolitus pearaha, mida siis riik või Tallinna linn sulle eraldab? Sellel aastal on 213 eurot ja kui ma eksi, siis 69 senti. Kõik on võrdsetest tingimustest. Nii et see samane, see ligikaudu või see umbes 200 eurot, nii nagu ta laekub, sellest siis peab jätkuma õpetaja palgaks, ruumirendiks, kütteks, veeks, kõikideks muudeks asjadeks. No tegelikult kütte ja veekulud katab Haridusamet, kõik muud kulud on ikkagi eelarve piires. No tähendab seda, et siis sinu kool on nagu põhimõtteliselt munitsipaalkool? Munitsipaalkool, puhas munitsipaalkool ja meie õpetajate palgad ka sõltuvad meie ikkagi Tallinna linna korraldustest ja määrustest. Praegu me teeme soojendusharjutust, nimelt nii nagu sportlane, enne kui ta läheb oma põhistarti, peab tegema lihased kõik soojaks, samamoodi kitarrimängija, enne kui ta hakkab mängima oma etüüde või palasid, peab olema veendunud, et nii parem käsi kui ka vasak käsi on soetatud. Mina olen kutsunud õpilase koos oma vanemaga tundi, kõigepealt vaatama kellegi tundi, ükskõik kelle tundi. Õpilasel peab olema pill, nii nagu klaveriõpilasel, nii nagu viiuliõpilasel, sellepärast et kodus on vaja harjutada. Felix, kes on 9-aastane, ütles, et mängib 4 tundi vahel päevas. Ma arvan, et see ei ole nüüd sellepärast, et ema istub kõrval ja ei luba teda arvutisse ja sunnib, see peab olema mingisugune impulss. Ei, no aga siin on ju see väga otsene seos, et pill on sinu hingepikendus ja pill on sinu parim sõber tegelikult. Absoluutselt ja mina olen tavaliselt teinud niimoodi, et selle klassikalise ühe soojendusharjutusena paremale käele me kuuleme ise, kuidas me paneme selle pilli tööle, ta on nagu selline omamoodi nagu muusikateraapia, klassikaline kitarr on ka selline teraapilise mõjuga. Iga muusika on selline? Iga pill kahjuks mitte küll, aga ütleme siin sopran, saksofon, arf ja klassikaline kitarr kindlasti on teraapilise mõjuga ka. Ja ma olen tavaliselt teinud niimoodi, et pärast seda esimest 30 minutit või 35 minutit ma olen kutsunud vanema siia klassi ja öelnud, et palun kuulake, me anname teile väikse kontserdi. Miks sa just kitarri õpid? Miks sa trompetit näiteks ei õpi? Sest mulle meeldib kitarr. Kas kitarr on sinu hea sõber? Jaa. Kindel? Jah. Mitu tundi sa päeval oma sõbraga räägid? Iga päev kuskil. Peale kooli. Peale kooli. Tubli mees. Anna patsi ka. See rokib niimoodi hästi ja täitsa vinge ja niuke nagu nii lahe tundub. Tüdrukutele meeldib, jah? Jah. А, Феликс, ты скажи, почему у тебя черная гитара и почему гитара, а не саксофон, например? Ну, мне нравятся звуки гитары и мне нравится черный цвет. Teeme asja nüüd klaariks. Kas sinul on tööl ringijuhid, õpetajad, huvijuhid, teemavaldajad? Mis on nende ameti nimi? Nii, meie majas töötavad õpetajad. Ja mis nende palga alammäär on? No tegelikult 1. septembrist 2017 tuleb nii nagu tava kooliõpetaja palk 1050, aga siiamaani meil on 958 eurot. Meie maja töötab kella 9-9, 5 päeva nädalas, aga ringiõpetaja töötab nii, nagu on ette nähtud tunniplaani alusel ja oleneb sellest, et kui suur koormus tal on. Tegelikult need õpetajad, kes töötavad täiskoormusega, need ei ole palju, tegelikult väga raske komplekteerida 5 gruppi selleks, et töötada täiskoormusega, siis need töötavad iga päev 7 tundi. Раз, выжимаем. Раз, темpo и раз, два, пониже наклоняем. Millega meil tegemist on? Me tegeleme muidugi tantsutrenningat täna on ja meil on tänavatantsu stiilis trenn. Tänavatandaga tulid saalis ju.
olime saalis. Mis see täpselt see on? Tähendab, et ma olen kuulnud, et te olete rahvusvaheliselt hästi palju tunnustatud ja te olete noor Eesti õpetaja 2016 ja et nii palju tiitleid. Tähendab, et kuidas lapsed teil on? Lapsed on kõik väga tublid, kõigil on väga hea meel siin trennis käia, see on muidugi kõige olulisem, mis kõige rohkem motiveerib. Aga see on, ütleme niimoodi, et algajate grupp meil on, et see on veel noorte grupp, noored tantsijad, hästi noored, et me selle grupiga me nii veel rohkem ei käi. Kuskil võistlustel me valmistame ette alles. Aga trennid ei ole sellepärast vähema intensiivsed, kindlasti on ka hästi intensiivsed, et tulevikus kindlasti lähme veel, praegu natuke aega veel on vaja ette valmistada. Kas suuremad rühmad siis viskavad saltosid ja teevad kõiksuguseid trikke? No mõned juba vist teevad, jah, viskavad, aga suuremad teinud ka rohkem trenni. Suuremad on, ütleme niimoodi, edasi jõudnute grupi juba ja nendega juba võib käia. Kas te võite öelda niimoodi, et teie kasvandikud, teie õpilased, et kui nad läbivad teie trennid, tantsivad, hüppavad, tunnetavad muusikat, tunnetavad elu läbi enda voolamas, et kas te olete peaaegu kindel, et nad saavad väga hästi oma eluga hakkama? Ma väga loodan, me väga üritame neid kasvatada niimoodi, et nad on mitte ainult väga head tantsijad, vaid väga head inimesed ka, et me töötame sellel kallal ja ma väga loodan sellele, et nii ta on. Vaadates seda energiat, jääb selline mulje, et teie kõik olete hommik otsa maganud ja nüüd tulite õhtul tantsima ja hüppate nagu rohutirtsud ringi. Kas see on tõsi? Как на тело и на душу влияет твоя деятельность после длительного учебного дня? Ты прыгаешь, танцуешь, у тебя хорошо? Да, это очень освежает и прям энергии прибавляет. А что ты потом с этой энергией делать ты будешь? Не знаю. После тренировки пойдешь домой, будешь заниматься чем? Я думаю, сначала сделаю домашние уроки. А сколько время это? Часа 2. И потом опять танцевать? Да. Koolis nad nii palju istuvad, et siin tantsutrenni saabki natuke hüppata ja tantsida ja oma kehad liigutada. Et see istuv õppimise töö tegelikult saab õhtul siis tantsutrennis välja elatud? Jah, täpselt nii. Need lapsed, kunsti, muusika, teatriringi lapsed, kes käisid kunagi huvikoolis, siis nad käivad teatri, nad käivad külastavad muuseume ka täiskasvanuna. Ja see ongi see väärtus terveks eluks. Nad ei pruugi olla, et tantsijad, nad ei pruugi teada, millised sammud või millised liigutused nad teevad. Nad peavad lihtsalt oskama nautida seda, mis nendel antakse kultuuris, kultuuri taustas. Tähendab, tunnetada seda, mida silmaga pole näha. Just. Kohustuslik päev koolis on olenevalt klassist. Nii nagu jällegi seadus ette näeb. Kellele 4 tundi, kellele 5 tundi, kellele 6-7 ja ka 8 mõnikord. Ja kui me paneme sinna juurde ringi, tund 2 veel, eks ole. Õppimine, nüüd kodune õppetöö, mille üle ka kurdetakse kangesti, et seda on nii palju, sõltub lapsest. Kui on selline laps, kes oskab aega kasutada ja teeb kõvasti tööd, siis ega tal palju ei jää, võib-olla pool tundi. Lihtsalt asi üle vaadata, meelde tuletada, veenduda, et ma sain kõigest aru, ma olen võimeline järgmises tunnis jätkama. Kui aga ei saa niimoodi hakkama ja kui koolis ei ole piisavalt ära tehtud, siis loomulikult venib ka õppetöö. Ja see sõltub ka sellest, kas laps oskab ise tööd teha või vajab ta kogu aeg keegi teda kõrvalt juhendada. Kui ema kogu aeg kõrval istub, siis ka 9. klassis istub. Kui ei ole õpetanud last ise tööd tegema. Kui laps saab ise hakkama, siis jääb emale ainult kontrolli ülevaatav funktsioon, et veenduda, et minu lapsega on kõik korras. Mis juhtuks teie päevaga, kui juhul te peaksite tööl käima? Ma arvan, et see trennid võib-olla jääksid rohkem ära ja võib-olla oleksin rohkem väsinud. Kui tuleb töölt koju, siis on see, et sa ei viitsigi mitte midagi enam teha. Siis ongi, et kõik ma tahaks magama minna või viitsi mitte millegiga tegeleda. Aga trennist tulles on nagu energiat veel isegi üle vahepeal. Aga töölt tulles see ikka väsitab ikka korralikult ära. Aga sa saad tööl palka ja saad omale osta
Gucci käekoti ja Calvin Kleini teksad ja saad juukseid iga päev värvida ja see ei ole nagu tähtis. Ei no, raha motiveerib tööd tegema, aga ikkagi, kuna töö on ikkagi päris kurnav, siis vahepeal ikka tahaks nagu töölt ära tulla. No, õppeperioodi ajal peaks ikka laps tegelema, põhikooli laps õppetööga. Et see, et põhikooli laps läheb tööle võib-olla seal kuskil lõpuklassis või 8.-9. klassis, see peaks olema väga erandlik juhus ja seda peaksid siis otsustama ka võib-olla lastekaitse, mis see põhjus siis on, et ta sinna tööle peab minema. Kui laps tuleb toime tõesti ja kui on kodus mingisugune põhjus ja kui õppetöö ei kannata selle all, aga siin on need kui. Et reeglina ma leian, et põhikooli laps ei peaks käima õppetöö ajal. Mind nagu ei mõjuta see tööl käimine nii väga, sellepärast, et mul nagu oli öeldud, ma õpin kohe peale kooli ära ja tavaliselt ka ikka nagu nädal ette, et mul nagu see õppimine nagu ei jää ette, ma saan käia rahulikult tööl, teha oma 4-6 tundi ära ja koju tulla. Aga no, see oleneb ka tööst, mis tööd sa teed, mõnikord sa pead seisma, mõnikord sa pead istuma, sa pead kätega tegelema, no üleüldse, et no see ka oleneb tööst. Mina tahaks treeneriks saada. Ehk treeneril on see, et ongi, et noh, see ei ole siis nii vaba rutiiniline, et seal on ikkagi mingi kellaaeg, millal sa pead minema andma lastele trenni, aga ma tunnen, et see oleks õige minu jaoks. Põhiline lapse töö on ikkagi õppimine ja kui peres on võimalus, siis loomulikult, et parem, kui laps tegeleb ainult õppimisega ja ei käi tööle. Nii kaua, kui ta on laps, loomulikult suve vahel ja seda kindlasti lapsed käivad ja tegelikult see on hea, et nad saavad kogemusi ja siis nad hindavad ka natuke teisiti need raha, mis nendele antakse, aga ma arvan, et ikkagi laps peab kõigepealt õppima ja siis tegeleda huviharidusega või spordiga ja siis tegelikult puhata ka. Kui tööandjatele antakse voli teiega manipuleerida, mis teie arvate, kui kanged olete, et enda õigustes seista? Ma olen väga kange. Ma olen ka suhteliselt kange selle puhul. No siis ei jäägi muud öelda, et nagu ikka, kogu maailm püsib naiste peal. Palun olge nii kanged, et mehed suudaksid ka kanged olla. Ütleme, kui sul on võimalik soovida oma õpilastele midagi, mida sa sooviksid? Õpilastele, et nad hea meelega tulevad siia, et nende silmad säraks ja et nad rohkem tegeleks huviharidusega või spordiga, et tegelikult see on väärtus, see on lisaväärtus terveks eluks. Ja vahel tegelikult võib mõjutada ka elukutse valikut. Tulin välja Tallinna Kopli noortemajast, sellest majast ja uskuge, siin on 520 õpilast, iga ruutmeetri kohta üks õpilane, iga ruutmeetri kohta üks, naervad näod, täis energiat, maja lendab tükkideks, aga iga ruutmeetri kohta üks ja uskuge, mul jääb niisugune mulje, et meil kultiveeritakse inimesi, kes oleks odav tööjõud meie tööandjatele. See on minu arvamus. Aga siin tekib veel üks küsimus, kas huviharidus ei olegi haridus?